Oleme järgmiselt uudist tegemas siis sellest, mis on Lootuse küla garaaž ja kui võib öelda niimoodi siis autoteenindus või autoservice, et väga tähtis strateegiliselt on see paik, sellepärast et Lootuse külas on väga palju erinevat tehnikat, autod, traktorid, igasugused kärud, asjad, tehnika, mootorid, asjad ja garaaž on tohutu tähtis just selle jaoks, et kogu seda asja hooldada, üleval hoida, parandada, vaadata üle igasuguseid uusi asju ja kõiki. Ja me oleme nagu väga erilised, ma usun ka sellepärast, et Lootuse külas, et me anname inimestele usaldust ja anname vastutust. Ja tegelikult selle garaaži eest täna hooldab ka üks mees, Aleksander on tema nimi, kes on olnud programmis ühtekokku juba 8,5 kuud. Ja Aleksander tuli ise siia tegelikult otse vanglast, olnud väga sügavas narkootikumide sõltuvuses ja kõiges, aga täna ta on leidnud enda elule ühe uue mõtte. Mis sul siin garaažis olles kõige rohkem meeldib? Meeldib koos töötaja, väga hea kampa ja head inimesed, kellega ma võin koos olla. See mulle väga meeldib. Ja ise töö on väga huvitav, palju autod ja palju erinevat tööd, mis teha. See mulle väga meeldib. Kas sa oled kunagi, Aleksander, ennem ka töötanud auto remondi peal? No auto lukseb, aga siuksed tööd, mis ma siin teen, ma ennem ei teenudki. Mulle väga seda meeldib ka. Kus kohas sa siis õppisid need tööd ära siin? No siin, kes olnud inimesed programmis, nad õppinud mind. Nad olnud väga osav ja väga head õpetajad ja meil on väga hea juht. Kui sa nüüd olid, 9 kuud tagasi vanglas, et kas sa oleks kunagi üldse osanud ette unistada seda, et sa saad töötama garaažis ja sa saad hooldama siin autosid, tegema igasuguseid töid? Ei, see on olnud väga suur üllatus mulle. Kas sa tahad ka tulevikus autoremondiga tegeleda? Ja, mulle seda väga meeldib endale. See pakub mulle suur huvi. Jah, aitäh, Aleksander. Ja niimoodi see asi käib. Inimene tuleb siia, talle midagi väga hakkab huvitama, ja me näeme, et tal tuleb see hästi välja ja need, kes on vanemad olijad, nemad muudkui siis annavad edasi neid teadmisi, neid oskusi ja niimoodi saab inimene ühed uued teadmised, ühed uued oskused enda ellu ja saab ka neid edaspidi kasutada.